Mary Fields sündis Hickmani maakonnas Tennessee osariigis aastal 1832. Ta töötas oma elu esimesed 30 aastat puuviljapõldudel orjana. Nagu enamiku orjade puhul, puudub ka tema varase elu kohta praktiliselt igasugune teave. Seetõttu saame ainult oletada, millised olid tema elutingimused. Ainus, mida me teame, on see, et Mary pidi oma linnas enamikus poistest ja tüdrukutest pikemaks kasvama. 18. eluaastaks oli Mary juba väga pikka kasvu, ta oli 6 jalga pikk ja kaalus umbes 200 naela. Tol ajal oli tavaline, et nende omanikud ei pannud nende nimesid dokumentidesse kirja. Selle asemel kasutati numbreid, mis kirjutati raamatutesse üles. Orje koheldi nagu varaesemeid ja Mary Fields polnud tõenäoliselt erand. Aastal 1865 Ameerika kodusõda lõppes ja sellega keelustati orjus. Lõpuks sai Mary vabaks pärast seda, kui ta oli olnud üle 30 aasta oma elust ori. Ei teadnud, mida teha. Ta valis nagu paljud teised endised orjad tee palju sõbralikumasse põhja, et alustada uut elu. Lõpuks leidis ta tööd pesunaise ja teenijana Mississippi jõe aurulaevadel. Pärast seda töötas ta väidetavalt San Antonios, Floridas, kohtuniku Edmund Tanni kodus. Kuid kui Tanni naine Josephine suri, palus ta Marill viia tema 5 last nende tädi juurde Ohiosse. Pärast pikka reisi nad jõudsid lõpuks Toledo Püha Südame Ursuliini kloostrisse, kus laste tädi Mary Amadale Stann oli ülemõde. Mary oli edukalt täitnud oma kohust. 5 last olid nüüd turvaliselt oma tädi hoole all. Kui nunnad küsisid Marylt, kuidas tema teekond oli, ta vastas, et kõik oli korras ja ütles siis, et tal kuluks tõesti ära 1 sigar ja jook. Kui Edmund Tann oli Floridas ja lapsed olid turvaliselt oma tädi kaitse all, Maryl ei olnud enam tööandjat. Õnneks palkas klooster ta kohe uue ala hooldajaks. Kuid vaesed nunnad ei teadnud, millesse nad end segasid. Kloostri nunnad olid väga rahulikud ja hästi distsiplineeritud. Mary oli täielik vastand. Järgmised 15 aastat töötas Mary kloostris. Seal olles sai ta eluaseme, toidu, riided ja talle maksti $50 aastas. Varem rahulik ja korras klooster muutus Mary saabudes täielikult. Ta oli vali ja väljendas end nii, nagu õigeks pidas. See pani vaikses kloostris paljud kulme kergitama. On tõsi, et ta tegi oma tööd hästi ja hoidis territooriumi laitmatus korras. Aga tema käitumine hirmutas paljusid nunnasid. Nagu üks nunn meenutas, Jumal aidaku seda, kes julges murul kõndida pärast seda, kui Mary oli selle ära niitnud. Ta vandus kurtis oma madala palga üle ja oli valmis igal hetkel kellegagi, olgu see mees või naine, kaklema. See käitumine oleks tol ajal valgeid naisi šokeerinud. Nad ootasid, et afroameeriklased oleksid korralikud ja alandlikud, kuid Mary ei sobitanud sellesse normi. Samuti on olemas ülestähendusi, et paljud nunnad kaebasid tema äkilise iseloomu ja raske loomuse üle. Kuigi Maarja alguses raskustega harjus kloostri rahuliku eluga, sai ta siiski endale ühe olulise sõbra. Emma Amadale Stann, kloostri kõrgelt hinnatud ja väga armastatud ülemema. Emma Amadeus oli vapper hing, keda tunti tema karisma ja kartmatuse poolest. Tal oli Mariga väga hea läbisaamine ja nende sõprus õitses. Aastal 1884 kutsus tema piiskop ta missiooni tööle ja ta saadeti Montana territooriumile, et rajada koole Ameerika põlisrahvaste lastele. Aasta hiljem jäi ema Amadeus raskelt haigeks, võib-olla kopsukoletiku tõttu. Hoolimata kõigist Mary puudustest, tal oli tugev lojaalsustunne ja kuldne süda. Niipea kui ta kuulis uudist, et tema sõber on haige, ta jättis kõik sinna paika ja sõitis üksi läbi 1600 miili, et kiiresti oma sõbra juurde Cascade'i Montanasse jõuda. Mary jäi ema Amadeuse juurde, kuni viimane oli täielikult paranenud ja oli tema terveks põetamisel väga oluline. Alguses plaanis Mary naasta Ohio kloostrisse,
kui tema kallis sõber paraneb. Kuid ta mõistis, et talle meeldib lääs ja otsustas sinna jääda. Pärast seda hakkas Mary tööle Montana kloostris Cascade'i lähedal. Mitme aasta jooksul aitas ta ehitada kirikuid ja teisi kloostrit ümbritsevaid hooneid. Ta oli tõhus tööline ja keeldus meeste abist, kandes raskeid puidu- ja kivikoormaid oma seljal. Kui ehitus oli valmis, ta jätkas tööd kloostris, aga nüüd oli tal palju otsesem suhe nunnadega. Kuigi ta teenis nunnasid ustavalt karmides, eraldatud kogukonnas, tema suhtumine ja teod panid piiskopi üha enam muretsema. Möödus vaid paar kuud ja juba mitu inimest olid piiskopile tema käitumise üle kaevanud. Tema uus töötaja mitte ainult ei suitsetanud, joonud ega vandunud, vaid ta riietus ka nagu mees. Need väärtused, mis ei olnud sugugi kooskõlas katoliku kiriku omadega, põhjustasid pinget. Viimane piisk karikas oli see, kui Mary sattus vaidlusse kloostri lugupidamatu majahoidjaga. Asjad muutusid vägivaldseks ja mõlemad tõmbasid teineteise peale relvad. Pärast seda piiskop käskis tal kloostrist lahkuda ja enam mitte kunagi tagasi tulla. See oli esimene kord pärast mitmeid aastaid, kui Mary oli lõpuks vaba mõtlema, mida ta ise teha tahab. Aga kõigepealt ta pidi ots otsaga kokku tulema. Et endale elatist teenida, ta tegi igasuguseid juhutöid. Näiteks töötas ta talus põllukultuure kasvatades, hoolitses loomade eest, pesi inimeste pesu ja isegi parandas hooneid. Umbes sel ajal panid põlisameeriklased talle hüüdnimeks Valge Vares. Ilmselt see oli sellepärast, et ta käitus nagu valge naine, kuid tal oli must nahk. Kuna ta oli esimene ja üks väheseid afroameeriklasi linnas, kohalikud valged ei teadnud, mida temast arvata. USS-is üks koolitüdruk kirjutas Mary kohta järgmist. Ta juub viskit ja vannub ja ta on vabariiklane, mis teeb temast madala, räpase olendi. Kuid aja möödudes arvamused temast linnas muutusid. Ta avas lõpuks restorani ja otsustas pakkuda toitu kõigile, sõltumata sellest, kas neil oli raha maksta või mitte. Kahjuks viis tema kaldugus anda abivajajatele tasuta toitu ta äri põhja. Vaid 10 kuu pärast suleti tema restoran pankroti tõttu. Umbes sel ajal võis teda sageli leida kõrtsides, kus ta jõi kangeid alkohoolseid jooke ja sattus tulevahetustesse. Aastal 1895 tema vana sõber Ima Amadeus annetas postitõlla, et julgustada reisimist selles kaugemas piirkonnas. See tähendas ka seda, et USA postkontor sai seda kasutada kiirposti marsruudi avamiseks, et kiiremalt kirju kohale toimetada. Kuigi Mary oli umbes 63 aastat vana, ta palgati USA postiteenistusse kirjakandjaks. Vaatamata konkurentsile võitis Mary ihaldatud ametikoha tänu oma karmile mainele ja sellele, et ta rakendas hobused rakmetesse kiiremini kui teised kandidaadid, kes olid kõik temast poole nooremad mehed. Ta oli teine naine ja esimene afroameeriklane, kes töötas Star Route'i postikandjana. See polnud sugugi lihtne töö. Ta vastutas selle eest, et post oleks turvaliselt kohale toimetatud ja kaitstud varaste ning röövlite eest. Ta võttis posti vastu teatud rongidelt, laadis selle posti tölda ja manööverdas läbi igasuguse maastiku, alates auklikest teedest kuni mudaste põldudeni. Ta teenis kiiresti usaldusväärse maine. Ta ei puudunud kunagi töölt ja tänu sellele ta teenis endale hüüdnime Stagecoach Mary. Ta juhtis oskuslikult oma mitmest hobusest koosnevat meeskonda ja ühte muula nimega Mooses. Kui tema marsruuti mõjutas paks lumi, mis takistas hobustel korralikult liikuda, ta pani jalga oma lumeräätsad, viskas postikottidele õla ja kõndis linna. Vaatamata oma hirmu äratavale pikkusele ja suurusele, karmile olekule ja mainele, mõned arvasid ikka veel, et nad suudavad temast jagu saada. Mary kandis endaga kaasas vintpüssi ja revolvrit, et iga pahanduse tekitaja saaks kiiresti ühe täpse kuuliga kahjutuks tehtud.
kuulduste kohaselt suutis ta oma vintpüssiga peletada vihase hundikarja. See võib väga hästi tõsi olla. Nagu me teame, ta oli väga osav laskur. Tema temperamenti võrreldi kristlik-karu omaga. Stagecoach Mariga ei tohtinud mingil juhul tüli norida. Siiski, paljud rumalad tegid seda ikkagi. Ühel juhul solvas üks mees Maryt tõsiselt. Ta vastas sellele, loopides teda kividega, kuni mees nutma puhkes. Teine juhtum, kus Maryt vihastati, oli siis, kui üks kauboi kutsus ta duellile. Ta võttis väljakutse vastu. Kui duell algas, oli Maarja nii kiire oma 6-lasulise välja tõmbamisel, et vastasel polnud mingit võimalust. Maria tulistas meelega tema pea lähedale, et ta tunneks kuuli tuult. Hirmunult. Miis andis kohe alla ega rääkinud temaga enam kunagi. Stagecoach Maryst sai Cascade'is austatud ja armastatud kuulsus. Kuigi ta oli tugev ja hirmuäratav, kohalikud imetlesid tema heldust ja lahkust laste vastu. Pealegi, linnakoolid suleti igal aastal tema sünnipäeval, et tähistada tema elu ja erilist päeva. Tänu tema kuulsusele, kohalikud restoranid pakkusid talle tasuta sööki ja saluunidest tahtsid kõik temaga rääkida. Kahjuks Montana võttis vastu seaduse, mis keelas naistel saluunidesse sisenemise. Maarja ei tohtinud enam juua ühes oma lemmikkohtadest. Aga Cascade'i linnapea andis talle erandi. Pealegi, keegi polnud piisavalt julge, et teda eemale hoida. 1903. aastal 71-aastaselt vanus jõudis talle lõpuks järele. Pärast 8 aastat oma kohuse täitmist, Mary Fields läks pensionile Star Route'i postikandja teenistusest. Ülejäänud elu jooksul ta pühendas end Cascade'i laste hoidmisele ja pidas oma kodus pesumaja. Mary Fields suri maksapuudulikkuse tagajärjel 5. detsembril 1914 Great Fallsi Columbuse haiglas 82-aastaselt. Pärast tema surma kogu linn leinas. Tema lahkumine tähistas ühe ajastu lõppu. Läänes elas palju tugevaid ja julgeid inimesi, aga keegi neist polnud nagu Stagecoach Mary. Paljude metsiku lääne legendide lood on aja jooksul liialdatud, kus väljamõeldis seguneb tegelikkusega. Aga Stagecoach Mary puhul polnud see vajalik. Teda peeti üheks kõige vabamaks hingeks, kes eales elanud. Mary Fields maeti Cascade'i lähedale. Tema matused olid ühed suurimad, mida linn kunagi näinud oli. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Stagecoach Mary kohta. Ma tõesti loodan, et teile meeldis see. Kui meeldis, siis palun jätke mulle like ja kommentaar alla. Kui olete kanalil uus ja see meeldis teile, siis miks mitte tellida? Kui teil on mingeid uusi ettepanekuid, palun saatke mulle kiri kirjelduses olevale e-posti aadressile. Viimasel ajal olen saanud palju ettepanekuid, nii et neid on kommentaaridest väga raske välja valida ja üles leida. Kui sa tõesti tahad, et sinu ettepanek jõuaks minuni, kui sa tõesti tahad, et ma sinu ettepanekut loeksin, siis palun saada see minu e-posti aadressile, mis on kirjelduse juures. Minu poolt kõik. Kohtume sarja Forgotten Lives järgmises osas. Aitäh!